Karl Robin, palju õnne kõigepealt Kiviõli etapivõidu puhul. Räägi, kuidas sul on hooajaks ettevalmistumine üldse möödunud? See aasta ei läinud päris plaanipäraselt, sest tahtsime algselt alustada ikkagi Itaalia laagriga, aga kahjuks õnneks otsustasime, et haridus on ikkagi tähtsam ja kooli tõttu see aasta ei saanud, kuna abituuriumis ja pidime hoopis leppima sisetreeningutega ning liivatreeniga Eestis, aga näib, et on väga hea olnud. No just täpselt, sul on tegelikult 12. klassi lõpetamine pooleli. Kui keeruline võib-olla on sellises olukorras ka väga heal tasemel motokrossi sõita? No ega ta lihtne ei ole, aga kui õigesti hallata ja organiseerida ilusti, siis saab hakkama küll. No tuleme tänase päeva juurde siis, kui ma ei eksi, mõlemad stardivõidud, mõlemad sõiduvõidud, kuidas sa ise võib-olla tänase päeva kokku võtaksid? Eks tänane oli siuke harjumus veits väljas, et mitte olla egoistlik, aga ma olen harjunud, et kui üle 3 sekundi vahet iga ringiga ei tekita, siis on midagi halvasti ja valesti. Aga see on lihtsalt nii kiire rada, nii raske on aega leida igalt poolt, nii et täna oli siuke hea silmi avav kogemus, et igal rajal ei saa päris niimoodi võita, et nüüd Tšehhis tuleb kindlasti veelgi raskem sellega, et anname parima ja eks näis. Iseenesest sul oli väga turvaline vahe, aga sa siis ise nagu sõidad mingit kindlat aega, tahad sõita iga etapiga? Jah, eks mul on endal peas siht olemus iga ringiga ja kui ma näen, et teen vigu ja ei suuda seda aega sõita, siis eks kindlasti mõjub see ja peab mõtlema, et kust areneda saab. Kuidas sellise profiiliga rada nagu Kiviõli on sulle isiklikult sobib? Eks ta sobib kindlasti väga hästi, kuna siin on hästi palju tuleb mängu ikkagi sõidutehnika, kuna see on nii kiire, aga samas on ta ka vastu sellele, kus ma kiire olen, sest ma oskan väga hästi sõita liivarada ja rasket rada ja no see on kõige kaugem variant sellest üldse, et siin ei lähe raskeks ja siin ei ole auke, laineid, et ma ei ole siin just kõige kiirem, aga see meeldib mulle väga. No sa oled siin ka enne siis tänast etappi ka trennis käinud, kui hästi täna rada ette valmistatud oli? Väga hästi oli, mõnes kohas oli tunda, kust sooloaugud tulid välja, aga see on mõistetav, et siukese profiiliga rada ei suuda ühe päevaga nii korda teha, et neid ei oleks üldse tunda. Aga üleüldiselt oli väga mõnus. Igal juhul aitäh ja palju õnne veel kord! Aitäh!